Mis on su kõige põletavam küsimus seoses tasulise kõrgharidusega? Minu kõige põletavam küsimus on ilmselt see, et see vabaneb raha, mis siis, kui kõrgharidus läheks siis tasuliseks, mida sellega siis peale hakatakse, mille katteks see läheks? Kas esimene bakalaureus ja esimene magister jääb ikkagi tasuta? Hiljuti öeldi, et ilmselt jääb, aga kas ikka jääb? Kuidas vähekindlustatud pered sellega toime tulevad? Kas on uuritud mingitest teistest riikidest näiteid, kus on muudetud kõrgharidus tasuliseks? Ja teine küsimus oleks see, et kas on mingi alternatiiv, kus seda raha leida? Võib-olla kõige põletavam küsimus on see, et millised on need vähem vajalikud erialad siis, mis lähevad kõigepealt tasuliseks. Et kas näiteks ajakirjandus on piisavalt vajalik või see tegelikult ei ole? Me võtame õpetajahariduse kõrvale, mis arvatavasti siis ei lähe tasuliseks. Mis on sinu peamised hirmud seoses tasulise kõrgharidusega? Kuna ma ise järgmine kevad juba lõpetan baka, siis ma sellepärast enam ei muretse, et kas ma saan baka ära tehtud, küll aga sellepärast, kas saab magistrisse ka minna tasuta, sest see on ka peagi ja võib-olla ma kohe pärast järgmist aastat ei tahaks teha ja see ongi natuke see mõttekoht, et kas ma siis pean ruttu magistri ära tegema ja sinna minema, sest võib-olla hiljem sinna enam ei saa tasuta. No ma arvan, et kõige suurem on ikkagi hirm eksida. Kui praegu on see, et okei, ma saan vahetada et ma ei õpi seda aastat lõpuni, vaid näiteks vahetan. Ma arvan, et kui ma nüüd magistrisse lähen ja ma tean, et see on tasuline, siis ma kardan rohkem eksida, et ma ei tea, kas ma üldse siis mõtlen magistrisse minna. Ma arvan, et peamine hirm on see, et ma lihtsalt eelkõige tahaks jõuda magistriga tehtud enne, kui see läheb tasuliseks. No ma kardaks, et ühiskond muutub lollimaks ja sellest tulenevalt probleemid, mida on võib-olla isegi praegu raske ette näha.